Casino. Boost Casino. Boost, boost, boost. Boost, boost, boost. Boost Casino. Boost Casino. Eesti Esu. Saadet toetab Boost Casino. Tere, Mart Poom. Tere. Mart, mis aastal sa läksid Inglise liigasse mängima? Esimene Inglismaa klubi oli mul Portsmouth ja see oli 1994. aastal, aga Premier League'i või ütleme Derby County'sse, kus mul läbimurre siis oli 1997 kevadel, et pärast Portsmouthi perioodi ma pidin tulema aastaks tagasi Eestisse ja FC Florasse, kuna ei pikendatud tööluba Inglismaal. No 97 toimus läbimurre, aga kui sa nüüd sellest 97 keerad veel tagasi, siis jalgpallis hinnatakse eriti ründajate esimest puudet ja räägitakse esimesest puutest. Kas sina enda esimest puudet mäletad, kui sa esimest korda jala vastu palli panid? Seda nüüd ei mäleta, aga ma arvan, et see võis olla Mustamäel siis oma 9-kordse maja kuskil hoovis. Mul on räägitud nagu, et isaga olin nagu õues ja siis isa luges ajalehte, lõi palli nagu eemale ja ma siis kilgates jooksin pallile järele ja tein nagu palli nagu isa juurde tagasi väike koer nagu umbes, et isa ei pidanud liigutama. Mul on see räägitud, ma seda loomulikult ei mäleta, aga jah, minu nooruspõlves veel käisid kõvad need hovivuti lahingud, et ma arvan, et seal see esimene puude oli, et siis juba hiljem, kui läksin kooli ja liitusin Tallinna Lõvide noorte võistkonnaga, seal oli asi ametlikum, aga ma arvan, et see esimene puude oli kuskil hoovis, ma arvan. Hoovis futti mängides on ilmselt paljud karjäärid alguse saanud. Rääkisime Klaavaniga ka siin, temal oli samamoodi, et kui hoovis vanemad poisid võtsid futti mängima, siis tavaliselt pandi sind esialgu väravasse, et sa pidid seal ennast tõestama, aga tundub, et sulle hakkas nagu see positsioon meeldima või siis sa alguses mängisid üldse mingit teist positsiooni? Mul oli just niipidi, et ma, kui sain hoovis mängida, ma ei tahtnud väravas olla, sest see oli mul võimalus olla väljakul ja proovida triblada ja said ise väravaid lüüa, olla aktiivne, et kui ma olin nagu trenni läksin, jah, pandi kohe väravasse ja nagu jäin seal, ei hakanud vastu ka vaidlema, aga seda mäletan, et nagu ikkagi see mängurõõm hoovis tahtsid olla alati väljaku mängija, et hoovis seal ma arvan ei olnud eriti, kas oled ründaja või kaitse, mängis igal pool, et aga jah, seal tahtsid nagu väljakul mängida. Ja selle väravaiks olemisega on, ma arvan, et kõikidel noortel on see sama tunne alguses, et maailma kõige kuulsamad mängijad on ju kõik on ründajad ja siis ikka paratamatult vaatad sinna poole ja ma tahan ka 9-sse paugutada ja nii edasi. Aga kui sind pandi trennis siis väravaiks, et kuidas sul see väravvahi positsioon nagu kestma jäi ja miks pandi, kas sa olid lihtsalt kõige pikem? No seda ma nagu mäletan, et ma käisin siis algkoolis, esimene 3 aastat käisin Tallinna 32. keskkoolis ja ühel heal päeval tuli siis, ma arvan, ma olin esimeses klassis siis, tuli Olev Reim, kes Martin Reimi isa ja oli siis Roman Ubakivi abiline Lõvide meeskonnas ja siis veel Seppo Wilderson siis Lõvide esimesest põlvkonnast, nad pidid igaüks nagu veel võistkonna tegema või poisid kokku korjama, tulid siis kooli, käisid esimesest klassist läbi, küsisid, kes tahab jalkatrenni tulla. Kõik tõstsid käe, mina seal hulgas ja siis oli meil kohe pärast nagu tunde oli selline proovitrenn seal samas Võimlas. Ma sain juba, ma mäletan, ma algul olingi väljaku mängija seal proovitrennis, vist isegi lõin nagu mingi värava, kutsuti juba trenni, aga siis nagu seal proovitrenni lõpus nagu Olev Reim ütles, et kuule Mart, et sa oled pikk poiss, et mine nagu väravasse ka. Ja seda ma ei mäleta, kas ma seal midagi tõrjusin või püüdsin, aga mul meeldis nagu lapsena mängida, aga muid pallimänge nagu korvpalli ja rahvaste palli väga populaarne ja tihti seal oli nagu kapten või nagu, ma arvan, mul oli see hand-eye coordination oli nagu päris korralikul tasemel ja palli ei kartnud, et julgus ka tähtis väravahile, et kuidagi kohe siis ütleme, ma mäletangi, et esimene ametlik trenn, kui siis nagu juba Lõvide võistkonnaga, ma olin kohe nagu väravaht, et ja ei hakanud nagu vastu ka siin punnima ja olin pigem tagasihoidlikum ja
et no ilmselt midagi meeldis ka, et ja ma arvan, mul see kätega palli mängmine tuli hästi välja või meeldis ka nagu palli püüda või et ja siis nii ma jäingi sinna värasse kohe esimest trennist mäletan ja et veel kord esimene trenn, et Tiit Kõmper ka tuntud endine jalgpalluri Subakivi ja Lõvide esimest põlvkonnast hakkas mulle kohe peale lööma seal esimene trenn, et see on mingi suke mälupilt jäänud. Ja seal esimest trennis veel olid ka hea, et Martin Reim ja kellega ju Indro Olumets, kellega jõudsime ka Eesti koondisesse välja ja ka teisi lõvipoisse, et jah, nii ta läks. Ja ma kujutan ette, et ütleme, kui võrrelda seda tunnet, et kui ründaja lööb värava, siis võib-olla see tunne on natukene sarnane, kui väravavahina sa kaitsed ära mingi väga kindla olukorra, mis oleks võinud olla väga-väga tõenäoliselt värav, on ju. Et põhimõtteliselt nagu mängu suures plaanis on sellel vaata et sama suur tähtsus, et sa hoidsid ju nulli selle asemel, et seal oleks üks puuris, on ju. Et ma ei tea, kas see on sama rahuldust pakkuv, kui sa tood kuskilt lati alt mingi palli ära. No ma arvan, et jaa, või penaltitõrjed väravahile kindlasti, et aga jah, nagu sa ka alguses ütlesid, ilmselt ründaja see värav on kuidagi ikkagi ka üldsusele ja paremini meelde või ta on nagu mõjutab rohkem, ma arvan, ka tulemust, et väravad ikkagi võidavad mänge, loomulikult väravahi kui supermäng võib pigem kaitsta, hoida taga nullis, aga see, kui sul ise ei löö väravat, siis ikka mängu ei võida. No just, jah. Et ikkagi jah, see on nagu väljapoole, ütleme, väljapaisvam see värava löömine, ma arvan, aga väravaid ise loomulikult sa tunned nagu rahuldust nulli mängust ja sul ei peagi alati, mäletan ka Inglismaal mängisid, kui sul isegi vähe tööd olid, aga taga nullis sa oled oma töö korralikult teinud, kas juhendamisega ja kaitselinega koostöös, et siis oli nagu süda rahul. Jah, see on huvitav jalgpalli vaadates on ka selline, et kui mõelda just erinevate positsioonide peale, erinevate positsioonide olulisusele või sellele, et kuidas nad silma paistavad, on ju, et siis võib tõesti tunduda, kui on näiteks, ma ei tea, üks tugevam tiim mängib nõrgema vastu, siis tugevama väravahil on justkui hästi vähe tööd, on ju, aga samas jah, alati kui pall on väravavahi läheduses või piirkonnas, siis see on alati väga oluline, et siis on ta järelikult värava läheduses, on ju, et selles mõttes on väravahi roll ju väga-väga oluline. Ja see väravahi roll on nagu, ma arvan, muutunud veel tähtsamaks, et kuna tänapäeval väravahi roll on väga palju tõusnud ka rünnaku ülesehituses ja et tänapäeval nõutakse head jalamänguoskust nagu väravahelt, et ta on nagu alati selline lisamängija või oluline lüli rünnaku ülesehitusel, et mitte ainult siis ka värava kaitsmisel. Et jah, ja väravahid, ma arvan, kui me rääksime penalti, siis penaltiseeria, kus on väravat saab kangelane olla, et aga kindlasti ta on ajas nagu see väravahi roll muutunud, ma arvan, et kui tahad olla võita liigasid või olla hea meeskond klubis, vajad ka nagu sellist läbi võistkonna tugevat selgroogu ja seal kindlasti väravahi on üks sellest selgroolülist, et ka öeldakse tavaliselt tugev väravat, keskkaitse, üks poolkaitse ründaja, et see annab nagu väga palju võistkonnale juurde. Ma nägin just klippi, ühte kuulsat klippi, ma küll selle väravahi nime ei tea, aga mingi vana klipp, kus on suurte lehvivate lokkidega väravaht, kes teeb tohutu tõrje, hüppab ja siis nagu just kui mingi skorpion löögiga. See on Rene Higita oli, et see oli Wembley'l, ma mäletan, vaatasin seda mängu, keegi nagu uskumatu, nagu arvasid, et nagu on nagu mäng seisma pandud, aga tegelikult kui oleks pall väravasse läinud, oleks see lugenud, et see oli mängus, et jah, kuulus Kolumbia väravat siis, jah. Ja ma nägin klippi, kus ta nüüd tegi uuesti seda järele, et nüüd see muidugi nii filigraanne välja ei näinud, ta oli nagu natuke paar lisakilo tulnud ja vanemaks jäänud natukene, aga tegi järele seda, et võib-olla küsimus ja see, et sa rääkisid sellest väravahi rolli muutusest ja mina olen ka kunagi jalgpalli mänginud, aga ma ei ole nagu tõsine fanaatik, et ma ei vaata klubi jalgpalli, aga kui MM tuleb, siis ma ikka vaatan ja hästi tihti ma olen ka
kommentaatorite jutus siis kuulnud, et näiteks mingi Neuer üldse mõtestas ümber väravahi rolli ja justkui see mingisugune ekstra kaitsemängija seal üldse oma jalaga mängimisel on ju. Et ma ei tea, kui haruldane see, ütleme, kui sa selle 90ndate lõpus Inglismaal olid, et kui haruldane siis oli väravvahil niimoodi, ma ei tea, mingid minisööte jagada ja sealt riblada ja kas see oli nagu hästi siuke tabuteema, et väravvaht elu sees, pane ette ja... No pigem jah, ta ei olnud tabuteemaga ja see, kui mina alustasin jalgpalli mängimist või 1991 tuli siis see reegli muudatus, et enam sa ei tohtinud, kui sul oma mängija söötis tagasi kätte võtta. Ma algusi võis seda teha, et see ma pidin nagu ümber õppima ja loomulikult noorena me nii palju jalamängu ei harjutanud, et tänapäeval ma arvan, väravahtidel on see väga suur osa treeningust ja nagu noortele ju on soovida lasta väravahti võimalik palju teha harjutusi koos väljakumängijatega, mis arendab ta juba iseenesest jalamängu oskust. Aga kui mina mängisin Inglismaal siis ikkagi väravahil põhimõtteliselt, kui söödid tagasi, ega keegi eriti ei pakkunud või ei küsinud söötu seal üles-alla mäng, selline kiire tempoline, nagu, mis on küll siiamaani, ma arvan, Inglismaa liigat nagu seostatatakse või iseloomustatakse, aga pigem sa pidid nagu selle palli klaariks lööma või võimalikult pikalt ette, et sellist nagu söödu jagamist või triblamist ei olnud ja ma arvan, et ka sa näed ju, et väravaid mängivad palju suurema riskiga ja tahes-tahtmata tuleb ka neid eksimusi ja ka lühikesest siis rünnaku ülesseis tuleb neid väravaid vastased, et tol ajal oleks see nagu ma arvan, saan nii suure kriitika osaks, et sealt oleks nagu... Lendad kohe? No lendad või sealt nagu kindlasti sa ei julgeks enam seda niimoodi teha, aga tänapäeval see on osa mänguplaanist ja ka arvestatakse, et mingi hetk võib see eksimus tulla, kas väravahi söödu eksimust või kui ka oma mängija seal teeb vale arvestuse, vale puute või et seal, kui tuleb tugeva vastase pressi alla, et aga see nüüd tehakse seda teadlikult, et proovitakse meelitadagi vastasvõistkonna kõrgelt pressima, et kui sa õnnestud sealt pressist läbi mängima või üle mängima, siis loogiliselt eespool on ründatel rohkem vaba ruumi ja sa oled ise ohtlikum nagu vastase väravale ja nagu kergem võib-olla luua selliseid teravaid momente, aga loomulikult sellega kaasneb ka kõrgem risk. Jah, see ongi see point ka, et mis ma enne mõtlesin, et et kui ründaja teeb vea või ma ei tea, mis iganes, kaotab palli ja kaitse võtab talt ära, et siis sellel ei ole, okei, et üks rünnak kukkus läbi, aga kui väravaht teeb vea, et siis sellel on alati üsna suured tagajärjed. Ja kunagi mul nüüd meenub seda juttu kuulates, et kui mingid vanemad mängud olid, kus partees tegi mingisuguseid trikke, jooksis suht kaugele väravast välja ja siis oli ka umbes näidati, et mängijad ise hoiavad peastki, mida sa jälle seal korraldad. Aga tema vist nagu lähenes suht loominguliselt. Jah, ta oli, kuna Fabian Barthez mängis minu ajal Inglismaal, ta oli vaadati nagu midagi uut seal Inglismaa liigas ja ta oli ajast natuke eeskäia või nagu hakkas Toomaseid nagu selliseid väljakumängija elemente või nagu libero ja ma arvan, nagu mainis Manuel Neuer siis 2014 kus siis nagu ta oli, kõik vaatasid, et see midagi uut, et ta mängiski nagu lisakaitsa ja väga-väga julgelt oma väravahi alast siis väljas on ju jalaga ja oligi nagu julgestas väga kõrget kaitseliini ja ei kartnud üldse väravahi alast mängida väljas mängida ja rohkem hakkaski neid selliseid lühikesi ja keskmise sööte pärast seda tulema, et nagu tänapäeval on see kindel element, aga minu ajal ikkagi pigem nõuti, et sa lööb mõlema jalaga pikka ja et seda lühikese söödu harjutamist oli ülivähe. No milline, ütleme, kui sa Inglismaale siis jõudsid, et kuidas see Eesti jalgpallist erines või oli siuke mingi treeningu mõttes kultuurishokk ka? No jah, et natuke võib-olla aitas, et Inglismaa ei olnud mul esimene välisriik, mängisin ka 1 aasta Soomes ja pool aastat siis Šveitsis, aga loomulikult ka võrreldes nende riikidega Inglismaa liiga oli totaalselt erinev ja mõnes mõttes kindlasti kultuurishokk, et ka tänapäeval on teada tuntud Inglismaa liiga, see on kiire jalgpall, füüsiline, agressiivne, aga eriti tolle ajal 90. alguses ja kui ma läksin Portsmouthi klubisse Inglismaa esiliigas, et
kus nagu lubati palju jõulisemalt mängida, et see võttis nagu aega harjuda sellega, et ta oli ikkagi palju erinev, väga hästi sirgjooneliselt tempo peal, nagu mainisin, üles-alla kohe, palli saad proovid kiiresti vastase värava alla jõuda, kõva tempo, et ei olnud lihtne alguses. Siit vahele küsin, et kuidas sinu hinnangul on VAR jalgpalli muutnud, et just selle jõulise mänguga ja tuleb ju hästi kuulsaid momente meelde, kuidas kuidagi kohtunike vead või selline hall ala, see oligi nagu osa jalgpallist või isegi teatud mõttes selle võlu on ju, ma ei tea, oleneb siis kelle poolt vaadata on ju. Aga et see oli see nii-öelda see kuidagi see inimeksimuse sisse arvestatud eksimise mingi protsent on ju, et kohtunik tegi vile on ju ja võis teha ka väga vale vile on ju. Et kuidas sinu hinnangul on jalgpall üldse muutunud sellega, et nüüd on võimalik otsuseid tagasi võtta, üle vaadata väga täpselt ja nii edasi? No ma arvan, kogu ju maailm ja kogu meie muu elu muutub ka aina rohkem elektrooniliseks või elektroonika kasutatakse või neid uusi vahendeid või AI-d ja asjad, et see on nagu mõnes mõttes loomulik aga ma arvan, ma ei ole selle vastu, et see on kindlasti nagu välistab selliseid suuri eksimusi, mille võivad olla väga tõsised tagajärjed, inimesed kaudavad töid ja ma ei tea, et seal on ju suured rahad meie mängus, see on suur äri ka, et seda inimlikku eksimuste mäng on läinud kiiremaks, et on raske kohtunikul, ma arvan 100% teha õigeid otsuseid, kui väga palju on kaalul, et siis miks mitte see VAR. Loomulikult ma arvan, tehnoloogia arenes ka nüüd see, et see VAR-i paus ei tohiks olla liiga pikk, on ju, et see mängu seisak ei tohiks olla liiga pikk, see ma arvan ei meeldi kellegile. Aga ma arvan, et VAR on tulnud, et jääda. Ja ilmselt seda džinni sinna purki tagasi ei topi, on ju. Umbes nagu mingi interneti tulekuga või aga just vist eelmist EM-i vaadates, siis oli ka nagu isegi televaatajana, kui ma ise vaatasin, oli seda efekti tajuda, et kuidagi inimeste emotsioonidega mängitakse, et sulle nagu antakse midagi, siis võetakse ära, on ju. Või see nagu rõõmustusmoment järsku kaotab. See on küll et kui nagu kaob see esimene rõõmujoovastus või et see võib olla petlik, et see nagu, sellest on kahju et aga midagi pole teha, et aga nüüd vähemalt ma tean ju ka, kas Inglismaa liiga ja kasutab seda poolautomaatseid suluseisu asju ja peaks asjad minema kiiremini. Aga on ju veel mõned riigid, näiteks Rootsi, ka meie Rootsi kõrliga, siis, kus nagu just klubide ja fännide vastasseisult ei kasutada VAR-i, aga enamus ikkagi riike on läinud VAR-ile üle, ka Eesti, et küll meil ei ole seda kõige paremat või kallimat ja kiiremat versiooni, aga et ma arvan, et rohkem ja rohkem liigasid kasutab seda VAR-i. Kellele sa ise nooremana alt üles vaatasid või kes sinu sellised lemmikud väravahid olid? Kuna ma olen nõukogude laps, siis nagu oli raske nagu seada selliseid konkreetseid eesmärke, aga ma mäletan, et päris lapsena mul meeldisid sellised väravaid nagu belglane Jean-Marie Pfaff, oli ka Schumacher sakslane, aga hiljem oli mu ikkagi absoluutne lemmik ja iidol Peter Schmeichel, kelle vastu mul õnnestus Inglismaal mitu korda mängida ja ka oma debüütmäng siis Derby County särgis Inglismaa Premier League'is siis 1997. 5. aprillil, kui me veel õitsime Manchester Unitedi, et see oli loomulikult selline unustamatu päev, et Schmeichel, kes tõi ka nagu sellise julge mänguga, kes tuli nagu senderduste kõrgete palli peale välja ja ka hakkas tooma seda üks olukorda seda, mis tänapäeval kõik väravaid kasutavad, see blokeerimistehnikat sisse, et see oli nagu, ma arvan, paljudele väravahti tol ajal, ta oli nagu Neuer hiljem, selline ikooniline või selline suur eeskuju. Kui tuleb mingi senderdus ja ma ei tea, kas seal, kui peast sul nagu läbi käib siuke kahtlusmoment, et sa nüüd lähed, ütleme, suure hüppe rusikaga näiteks ära lööma, on ju. Ja siis, kui sa lähed, kas sul nagu mingi millisekundite jooksul käib peas nagu siuke vahepeal, mingis olukorras kahtlus, et kas lähen või jään?
no siis on juba tegelikult asjad halvasti, kui sul hakkab selline kõhklus, siis sa oled juba nagu vale otsuse teinud tavaliselt ja see ongi hullem, kui sa jääd kuskil poole peale või nagu lähed ja ei lähe, jäädki nagu no man's land, nagu öeldakse ja siis tavaliselt on, sa ei jõua pallini, et senderdust nagu siis püüda või tõrjuda rusikatega ja samas on nagu värav ka kaitseta või sa oled väravast nagu väljas valel positsioonile ja siis on nagu tavaliselt ongi värav, et see väravahil jah, et nagu see keskendumine ja õigete otsuste tegemine on võib-olla kõige tähtsam, aga see senderuse puhul see nõudis ka muld nagu, ma ei tea, tuhandeid kordusi, et lõpuks see nagu muutub mõnes mõttes nagu automaatseks, et sa suudadki kiiresti otsu võtta, kas on sinu pall, et sa saad sekkuda või mitte, ja kui ei saa, siis kas samm või 2 tagasi joonele ja oled valmis nagu puuri kaitsmata, aga jah, et see või ongi võib-olla üks raskemaid väravahi ametis kiirete õigete otsuste tegemine. Keegi, ilmselt mitmed on seda üldse jalgpalli kui mängu kirjeldanud seda, et see on üks väga kiire otsuste vastuvõtmine on ju. Ja siis sõltubki kuidagi et siis on nagu mingisugune siuke jalgpalli intelligents või mingi jalgpalli siuke tunnetus või asi, mida võib-olla on isegi raske kirjeldada, et ta ei ole, ma ei tea, et kui tugev su löök on või kui pikk sa oled või kui jõuline on ju, aga see on mingi siuke asi, mida on jah, kuidagi tuleb mingi mängu lugemisega või sellise asjaga kaasa on ju, et siis paradoksaalsel kombel ongi, et nagu vale otsus, et sa pead sellega lõpuni minema, sest veel hullem on see, kui sa jääd nagu 2 otsuse vahepeale on ju. Et teed vea, siis teed vea, aga sa vähemalt nagu läksid selle otsusega lõpuni ja sa üritasid, on ju, ma ei tea, seda palli ära lüüa või mis iganes. Jah, et kas on ka sellised, isegi sa tead, võib-olla teed vale otsus, aga kui sa lähed lõpuni, sa paned nagu vastase ründa nagu ehmatad ära või nagu segad teda, et kui sa jääd poole peale, siis sa ei sega ega ei kaitse väravat ja see ongi nagu taas kõige hullem, et aga jah, et see ma olen nõus, et mingi selline see mängija intelligents või mingisugune, kuidas öelda, selline instinkt või olukordi hindamine, see on nagu mõnel sees või rohkem või kuidagi sa suudad seda mängu lugeda paremini, mida on nagu raske treenida, aga teine on ikkagi vähemalt väravahi ametil, ma ise tundsin oma karjäärist läbi mängude ja mängude kogemuse, et läbi aastate tegelikult ongi jällegi sa sarnaseid olukordi mängid läbi nii palju on ju, ja see aitab sul hakata siis neid olukordi hindama paremini ja palli kiirust ja trajektoori ja vastaste liikumise ja positsioone ja seda, et sa nagu ise tundsin küll, et kuskil oligi see 30ndate alguses või kui ise said, siis sa tundsid nagu, et okei, nüüd ma olen nagu siin, et kuidagi see olukordade lugemine oli nagu lihtsam, et kergem, aga jällegi, kui sul tuleb nagu vigastuspaus sisse, mida mul oli ka päris palju, et siis oli jällegi võttis aega, et saada jälle selline mõnus flow või selline tunnetus ja see mängu lugemine, et see on ikkagi jällegi, kui sa mängid regulaarselt, mängid palju mänge, see mängukindlus, olukord hinda, ma arvan, kõik areneb ja kasvab selline, ongi jällegi, nagu ütlesin, see kindlus ja mängu lugemise oskus. Jah, see on kindlasti ka siuke see lugemisoskus on ka nagu konkreetselt, ütleme, näiteks kui sina tuled väravast välja, üks olukord on ründajaga, et siis sa ju loed, on ju ründaja kehakeelt, on ju, et kuhu poole ta siis või mis ta teeb, kas ta tahab mööda minna, kas ta tahab kohe lüüa, mis iganes, on ju. Ja seal on ka mingi, ma nägin just mingit analüüsi klippi, ma ei tea, kas see oli Neymar või keda seal analüüsiti, et kuidas ta läks ja siis tegi nagu õlad lahti väravvahi poole, nagu viidates, et ta lööb paremalt poolt mööda, aga ta tegi õlad nii lahti ja siis nagu järsku lõi vasakult poolt mööda, et nii-öelda kehakeelega juba pettis ära ilma ühtegi mingit petet või asja tegemata. No jah, seal on nii palju asju, mida sa pead nagu arvestama, mõtlema ongi, et kõigepealt, mis nurga alt see, kui ründaja tuleb üks ühel, mis kiirusel, kui kaugel on sinu kaitsemängija, kas ta jõuab veel äkki viimasel hetkel segama, siis pole mõtet välja minna kohe, kas kui sa lähed vastu, kas tal teine vastasmängija veel paremal positsioonil, võib-olla lähed vastu, lükkab kõrvale ja kes lükkab tühja, et seal on nagu mitu nüanssi ja see pead nii kiiresti käima, see ongi jällegi, et jah, sa proovid ka head väravahid, proovid ka kehakeelt lugeda, kui on tõesti üks olukord ja vastasel on palju aega, tal üksi on, et proovid nagu aimata ise teha, nagu see ongi
proovida katta võimalik suurt ala, jõuda üks olukorras ka jõuda lähedale, et ta ei saa sust läbi lüüa aga samas jälle, kui sa oled liiga kaugele vastu, et võib sust kergesti mööda triblada või üle tõsta, et seal on väga-väga palju asju, pead nagu kogu aeg nagu hindama, lugema ja arvestama ja siis vastavalt nendele teguritele võtma selle otsuse vastu. No hästi palju väravaid lüüakse väravahi jalge vahelt, aga see on vist siuke, ma ei tea, seda probleemi on vist suht võimatu vältida, kui räägitakse sellest, et kui sa lähedki pallile, proovid lähedale saada ründajale, siis nagu hästi suureks teha ennast, et just kui see nurk hästi väikseks teha, kus ta saaks mööda lüüa, aga suureks sa pead ikkagi nagu jalad ajad ka laiali, et tegelikult igaüks, kes on mänginud, teab, et tegelikult on väga raske inimese jalge vahelt lüüa palli läbi, aga ometi seda olukorda uskumatult palju juhtub. On küll nii jah, et ma jällegi näide ise mängisin, et rääkisime Schmeichelist ja Schmeichel oli see esimene, kes hakkas seda jalad laiale või sellist nagu käsipalli väravahi, kuna ta mängis ise noorena käsipalli, väravahi tehnikat kasutama, et sellist blokeerimist ja löödaks tehnikat, siis Gianluca Vialli kuulus Itaalia ründaja, kes mängis Chelsea's ja tol ajal ütleski, et lõi paar korda just Schmeicheli jalge vahelt ja ütleski, aga see ongi ainuke koht, kus ma saan lüüa. Et jah, et ründajad loomulikult, head ründajad ka loevad väravahi, ütleme, kehakeelt ja arvestad tema positsiooni ja ma mäletan, et isegi kui ma mängisin Arsenalis, tegid trenni iga päev Thierry Henry'ga, siis rääkisime ükskord, ütles, et ta nägi ära, et kui sul on üks jalg ees natukene kuidagi silmanurgast või et tunnetas, et su tasakaal valesti pani nagu teise nurka kiiresti. Et no see on jällegi tipp jällegi ründajate mingisugune eriline omadus, aga jah, et selles blokeerimistehnikas ka nüüd öeldakse, et proovi nagu, et jah, vähemalt üks suund kinni panna, et sa pead saama selle tagaotsa kiiresti maha, et ta ei saa sul jalge vahelt lüüa, aga jah, kui sa jõuad lüüa ennem kui kaitse väravaht jõuab nagu maha panna oma jalad ja taguotsa, siis on see jah, ütleme, selles tehnikas on see selline nõrgem ainuke nõrk osa põhimõtteliselt jah, sest kõik nurgad kui ta jõuab sulle veel lähedale, et sa ongi nagu sa ei näe väravat ja et on raske nagu mööda lüüa. Et see üks võimalus ongi siis ainult jalga vahelt jah, proovida. No, kui sa mängisid, kas sa nii-öelda mängijate või ütleme, et rünnakul, kui sa jälgisid, et vastasmeeskond tuleb, kas sa jälgisid ka konkreetselt siis isikute mõttes, et kelle käes pall on ja ma ei tea, et mingil isikul on väga palju vaja tähelepanu pöörata ja nii edasi? No ikka kui sa mängisid, et tol ajal loomulikult ei olnud nii palju seda videoanalüüsi, meil ei olnud võimalust, aga vaatasin hästi palju jalgpalli ja lõpuks, kui sa mängisid mitu korda nende mängijate vastu, siis ikka sa teadsid näiteks jällegi tuleb kohe esimene meelde Dennis Bergkamp, et ka pärast olin Arsenalis, aga ta mul mäletan, et esimene hooaeg Derby County eest, tema oli Arsenalis juba, et tal oli supertehnikaga mängumees ka üks maailma jalgpallilegende. Tal nagu üldse väga raske lugeda, aga tal oli väga hea selline see chip pall või tõstis võis üle väravi tõsta, nagu mäletan, kui oli esimene kord Derbyga mängisime Arsenali vastu, ta oli juba kastis, aga terava nurga, ma arvasin, et tuleb paneb nagu pommi või nagu läksin natuke vastu, et teha jälle nurk väiksemaks, et proovida reageerida ja ta nii kavalalt tõstis nagu sellise kaarega nagu taha risti või no chance nagu võimalust ja mäletan, kui hiljem nagu ka mängisid Arsenali vastu, üritas veel selliseid asju ja ka teiste väravahte vastu ja ka trennis, kui olin Arsenalis, ma pidin kogu aeg mõtlema, et tema kui Bergkampi vastu mängid, sa ei saa minna värast liiga välja, tal oli nagu nii hästi peitis ka seda, see tõstet või nagu, et ikka, et mingitel mängijatel olid nagu oma sellised lemmiklöögid või nurgad või Thierry Henry'ga, kõik teadsid, et ta kui tuleb siis väravahil vaatest paremalt poolt, see meeldis tulla seal nurga alt, avada keha ja kiire, parema, tugeva siseküljega lüüa sinna väravahist siis vasakusse nurka tema poolt paremasse, aga isegi nagu väravaid teadsid, tal meeldis seda, aga ta tegi seda nii filigraanselt ja õige selle taiminguga või ajastusega, et oli üliraske nagu ära võtta, et aga ikka jah, mingid see pidi arvestama, et kell mingi nurgad või mingi kasti tagant, kes teadsid, et kaugelt on väga tugevad löögid ja et nagu või Beckhami vint ja pidi arvestama sellega nagu. Ja see Henry olukord, mis sa kirjeldasid, see oligi väga sarnane sellele väiksele analüüsi videole, mis ma nägin see, et õlad lahti ja siis tuled on ju.
aga nojah, kaugelt vaadates on ka iga mängija on natuke erinev, mõnel on see nii-öelda laadimine või see moment on väga suur, on ju, et ta teeb, ma ei tea, isegi Beckham tegi nagu väga mingid filigraansed liigutused, kui ta läks löögile, on ju, ja mõnel on see, just kui see pauk tuleb kuskilt järsku nagu mingisugune ühe sammu pealt võib tulla siuke litakas, on ju. Et hea näide, kas Eestis Konstantin Vassiljev, tal on väike laadimine ja väga tugev ja löök ja värahtil, aga ja sama Henry, väga väike laadimine ja tugev selline sisekülg lähiolukorras, nagu väga raske oli nagu olla valmis see löögi hetkeks ja nagu lugeda või reageeridagi, et ongi jah, et see on väga hea nagu märkus, jah. Ja seal on jah, see ajastuse küsimus on ka hästi oluline nagu ründaja, siuke mingi emapiimaga saadud see ajastuse asi on ju. Ja ründes nagu jalge vahet löömine on ka tihti peale see, et öeldakse, et ära nagu varbaga löö, et see on nii ettearvamatu, et sa tead, kuidas sa lööd siseküljega või selle pealsega, on ju. Aga varbaga siuksed, varbaga saab jah chippida hästi, on ju. Ja siis siuke ka varbaga võib tulla nagu hästi ootamatult niimoodi siuke tõksatus ära, mis läheb tihti jalge vahelt võib minna, on ju. Jah, et ega statistika näitab ju tegelikult enamus väravaid lüüaksegi siis ütleme väravaraami laiuselt seal kastist, see golden zone nagu öeldakse ja ühe puutega, et aga ongi, et ründajatel ka seal kastis on vähe aega ja tavaliselt palju kas mängid ees või kaitsed, et see, mis kohaga seda palli tabada, aga mida ootamatult ja kiiret tavaliselt sul ei ole aega teist puudet teha seal kastis, et ründajad harjutavadki ühe puutega lõpetamist ja loomulikult see on ka väljakutsuv väravahile, et see esiteks seal, kui on seal kaitsed ees, sa ei näe võib-olla korralikult palli, aga ongi see tuleb hästi kiiresti käib ja löök võib tulla ootamatult ja kui ta on ka lähedalt, vahest ongi, sa ei jõuagi nagu neid jalgu kokku panna, et kas ei näe palli või ei jõua lihtsalt reageerida. No kes sa ütleks, kes kõige parem ründaja on olnud või kõige raskem ründaja siis, kelle vastu väravas olla? Ma arvan, et parim ründaja jah, Thierry Henry, kellega ma olen ka siis olnud meeskonnakaaslane, kelle vastu mänginud ka, aga mulle mäletan, et oli millegipärast peaaegu alati oli värava Gianfranco Zola, siis kui me mängisime Eesti koondisega Itaalia vastu ja kui Zola mängis pikalt ja Chelsea's on ju, Chelsea legend, et ka väga, väga osav mõlema jalaga tugev lööja, lõi hästi ka neid karistuslööke, et Zola oli mulle nagu üks selliseid vastikumaid ütleme ründajaid, kelle vastu mängida. Kui sa kirjeldaks, ütleme klassikalist karistuslööki, et kas ma saan õigesti aru, et skeem on siuke, et sina katad ühte väravanurka ja sa paned müüri nii-öelda teise väravanurka ja eeldatavasti siis müür ei lase läbi seda palli, et selles mõttes, et sa jätad nagu suure osa väravast justkui tühjaks, aga seal peaks müür ees olema ja ründajad siis enamasti proovivad on ju üle müüri või müüri kõrvalt või alt või kuidas iganes saada, on ju. Aga vahepeal ütleme lihtsalt telekast vaadates on ju, tundub küll, et see karistuslöök võib isegi olla üsna kaugelt, aga et justkui, et väravaht ju teab, mida ta läheb üritama, aga näed, ikka on nagu ma ei tea, Beckhami või mis iganes lööke on nagu nii palju näiteid, kuidas ta teeb seda sama asja, aga ta teeb siis ju siis nii hästi või et mis mõtted sul peas käivad, kui nagu karistuslöök toimub? Nojah, kas Cristiano Ronaldo või Messid ja need on ikkagi spetsid ja kes on ka jällegi pannud sinna tunde ja harjutanud ja vahest on küll, lihtsalt löök on nii hea tugevusega, täpselt üle müüri, vindiga, ristnurka, et siis ikkagi kui tugev löök rebitud ja kolem, mis distantsilt on ikkagi päris keeruline, et sa võid teada, aga ongi, sa ei saa minna nagu ka sinna aimama sinna müüri taha, et siis ta ikkagi näeb seda ja me näeme ju palju väravaid ka, et väravaht nagu teeb kas ühe sammu või pool sammu sinna arvab, et lüüakse üle müüri, aga tegelikult ei löö, siis oledki tihti juba mängust väljas ja lüüakse sinu nurka ja siis vaadatakse nagu väravahile otsa, kuule, et see on nagu sinu nurk või hakkas liiga vara liikuma, et see nagu ongi see säilitada külm närv viimase sekundini, sa põhimõtteliselt ei saa nagu hakata varem liikuma, sest ta võib üllatada, et ta vaatab ka väravat ja tippmängijad näevad viimase jällegi ka sinna sekundi, kui sa hakkad vara liikuma, siis ta võib panna sinna aga jah, see on selline kassihiire mäng, aga vahest kui lööb ikkagi väga hea löögi sinna üle müüri tugeva ja ristnurkas peadki midagi pole teha, pead käed üles tõstma, et hea löök, et
no ja selles mõttes jah, et kui tuleb üle müüri ristnurka, just kui sinna nurka, mida sina ei katnud, on ju, et siis öeldakse, et nii hea lööja on lihtsalt, on ju. Aga et kui sa nagu enda kohalt ära lähed sinna arvama, siis on nii halb väravaht, et siis sa teed sihukese ilmselge vea, on ju. Et muidu jah, on andeks antav, et lihtsalt nii hea pall oli, et võimatu püüda. Jah. Aga jah, põhimõte on küll see, et proovid usaldada müüri siis, et nad kataks nagu seda ühe nurga ja teeks selle lööjale selle võimalikult raskeks, et peabki olema nagu ülihea löök, et sellest üle või lüüa ja siis sina keskendud nagu siis teisele poolele väravahile, et aga jah, et no jällegi peab arvestama kaugel see pall on, et mida kaugemal pall, siis väiksem müür või kas üldse müüri on vaja, et siis tegelikult, kui sa trennis võtad lööke, sa ei pane ju müüre seal kaugelt, et siis see ongi, et sa pead ka ennast nagu usaldama ja uskuma, et see on nagu, ongi selline mõttemäng kogu aeg. Jah, kui on hästi kaugelt, siis tunduks isegi vahepeal võib-olla kergem, et müüri ees ei ole. Et ei sega siin jälle vaate välja, aga nüüd tänapäeval panevad ka veel vastased oma müüri ette. Nüüd küll viimaste reeglite muudatustega ta ei saa päris nagu oma müüriga kõrvuti olla, aga mingi meeter vahe või, aga ikkagi nad saavad segada seda väravahi vaate välja ja eks see olegi kõige raskem, et kui väravat hästi ei näe palli ja et viimasel hetkel alles, kui pall lüüakse, et siis sa pead nagu kiiresti reageerima. Ja seda on huvitav jälgida isegi minul, kes ma ei ole nagu tohutu ekspert ja jälgi nii palju, aga et kuidas, et jalgpallis on ju paika pandud reeglid ja siis kuidas aastate jooksul nagu ümber või nende reeglite nii-öelda raames siis tekitatakse siukseid uusi täiesti mängutaktikaid, et et pannakse üks mees lamama vaata sinna müüri taha, et kui nagu müür hüppab, et siis sealt alt pall läbi tuleks või siis jah, mingisugused mingid taktikalised asjad, mis võib-olla rikuvad mängu ilu, et proovitakse sinna vastase poole kuidagi kas või auti saada pall ära mingisugusest karistuslöögist, mida võiks tegelikult peale proovida, aga siis on jälle kontraoht, et kui see ebaõnnestub ja nii edasi, et seda on huvitav jälgida ja millised nagu taktikad kasutusele võetakse, või siis jah, see nagu oma müüri tekitamine sinna segamaks seda vaate välja. Aga kui sa Arsenali jõudsid, et kuidas see Arsenali jõudmine üldse käis? No tagantjärgi mõeldes see oli ikkagi väike ime või selline ootamatu täiesti, et ma olin siis Sunderlandi klubis ja tegelikult taastusin nagu põlvetraumast või vigastusest, et nagu Sunderland tõus ka just tagasi Premier League'i aga mul oli aasta Sunderlandi lepingit järgi ja kuna olin peaaegu 8 kuud väljas olnud, siis nagu öeldi Sunderlandist võin nagu uut klubi otsida, nagu klubi ei uskunud, et ma nagu saan tagasi tippvormi ja aga mäletan, see oli siis jah, 2005 suvi ja siis ma ei läinud isegi Sunderlandiga hooaja ettevalmistuslaagrisse Ameerika Ühendriigisse võetud kaasa, et jäin veel sinna Sunderlandi, nagu mäletan, visiodega nagu veel taastuma ja tegin seal vaikselt omaette trenni. Aga kuidagi ikkagi siis mäletan, et augustis juba liitusin meeskonnatreeningutega ja tol ajal läks ülemineku aken kinni augusti lõpus. Ja kuidagi, ütleme niimoodi, et Arsenal siis otsis 3. väravahti või kogenud väravahti tol hetkel ja eks Arsene Wenger teadis mu nime, ma olin nagu ilmselt saadaval ja kuidagi nii ta läks, aga ma ütlen, kui ma läksin Arsenali tegema siis medicali, ma olin saanud just trennis teise põlvevigastuse, mis küll ei olnud nii tõsine, aga ikkagi mingi 4-6 nädalat, et see oli nagu nibin-nabin, et ma mäletan, mul oli seal Londonis ennem oli 2 päeva vist olid igast arstlikud kontrollid, tehti igast pilte ja asju, aga lõpuks öeldi, et jah, et see pole nii hull, et sellega see vigast nagu paraneb ära ja võib-olla minu kasuks mängis see ka, et hakkaski see ülemineku aken hakkas sulguma, et lõpuks oli nagu see minu ja Rootsi koondise väravahi Isakson, kui ma mäletan õieti, kes mängis Prantsusmaal, aga siis Prantsuse klubi küsis liiga palju raha ja lõpuks nagu jäi valik minu kasuks ja algselt siis tegimegi, kuna ma ei olnud päris fit nagu veel, tegime aasta lõpuni oli laenuleping ja siis hiljem juba, kui ma
tõestasin ennast seal või et näiteks sain terveks ja midagi ma siis treeningutel pidin näitama, et siis juba sõlmiti nagu 2-aastane leping. Aga alguses, kui sa läksid, siis oligi puhtalt nagu tervislik kontroll, et nagu mängima ei pandud siis? No see on iga üleminekuga, aga jah, kuna ma olin, see oli ka väga naljakas tagantjärgi, et ma tegin Sunderlandi juba esimesega jälle trenni ja treeningul ma vigastasin oma teist põlve nagu, mitte ütleme seda sisemist kõõlust või liigest ja siis pärast trenni Sunderlandi peatreener kutsus mind kabinetti, ütles Mick McCarthy, et pagan, et Mart, ma oleks pidanud sulle vist ütlema, et Arsenal tundis huvi vastu, aga ma oleks tohtinud sulle nagu lasta trenni minna. Et aga siis oli juba tehtud ja loomulikult mõtlesime, et aga otsustasime agendiga lähem proovin ja jah, et siis olid seal igast MRT pildid ja röntgenid ja käisin veel seal mingi põlvespetsialisti juures ja et vaadati ja puuriti, aga lõpuks ikkagi läks see medical läbi. No kui sa Arsenali siis lõpuks nii-öelda täisridadesse said täislepinguga, et ma ei tea, kas sul nagu elukorraldus ka kuidagi Inglismaal muutus või kuidas see seal käis? No ikka ju ma elasin... Korterist villasse? Ei, mitte selles mõttes, aga Sunderland on ju Kirde Inglismaal, kui täpselt olla, et ikkagi Londonist ikka päris kaugel, ma 4 tundi, 5 tundi autoga mäletagi, et juba rongiga sõitsid seda tükk aega, et algul, kui ma läksin laenule, pere jäi siis Tarrami, Sunderlandi lähedal, Tarrami linn, kus me elasime, siis ja siis mina tulin algul Londonis ja elasin üksi seal, et siis alles nagu järgmine kevad, 2006 vist kolisime, nagu siis saime Tarramis maja maha müüdud ja siis lõitsime seal elamise, et algul oli jah, kas iga nädalavahetusel ei näinudki, et kas käis pere siis mul külas Londonis või kui said mõne vaba päeva, siis käisid, aga see oli pigem vähe, et kuna Arsenal mängis tollel ka meistriliigat, siis oli, isegi kui see põhiväravahetus oli põhimõtteliselt mängujärgne päev alati trenne, kes varumehed ja et oli väga tihe graafik, et neid vabu päevi oli vähe. Kas seal Arsenali poolt nagu mingisugune, ma ei tea, kas sulle pakuti ise mingi elamine ja kõik mingid nii-öelda praktilised asjad hoolitseti selle eest? Seal nagu ise pead vaatama, aga klubi võib-olla aitab sul, neil on mingid võib-olla tuttavad maaklerid või kinnisvarafirmad, kellega nad toimetavad ja võib-olla oskavad sulle soovitada mingisuguseid piirkondi. Ma tahtsingi, et kuna London nii suur linn, ma tahtsingi, et oleks võimalik lähedal treeningväljakule ja selles mõttes vedas, ma elasingi nagu 5 minutit Arsenali treeningväljakust ja mis ka oli vedas mulle, et pärast Arsenali ma ju siirdusin Watfordi klubisse, mis oli, on ka seal kohe Põhja-Londoni lähedal ja omapäraselt on Arsenali treeningväljak on kõrvuti Watfordi treeningväljakuga, et mulle oli nagu ideaalne, ma ei pidanud kuhugile jälle kolima ja ta oli väga lähedal trennis käia. Samas jällegi vana Highbury ja Emirates Stadium ilma ütleme liiklusummikuteta jälle kodust oli kuskil vähemalt 45 minutit sõitu, et tabas pidi ikkagi tunniga arvestama, et see annab nagu mastaapidest, et see Arsenali treeningkeskus ja Watfordi treeningkeskus on nagu seal Põhja-Londoni äärelinnas, et St Albansi linnakuse nagu lähedal. No Mart, mis sa ütleks, kuidas britid eestlastest erinevad? Kindlasti emotsionaalsemad, võib-olla sellised eestlased on kindlasti tagasihoidlikum, britid võib-olla et ütlevad välja, võib-olla ka mõnes mõttes nagu sellised, ma ei oskagi seda öelda sõna nagu agressiivsemad või aga sellised nagu inglised laud või selline valjemad ongi sellised ja võib-olla enesekindlamad sellised, ongigi suur rahvas nagu, et kuigi nüüd on ju Suurbritannia on nii segunenud ka väga palju immigrante, aga ikkagi ka need on nagu nad on toughid nagu sellised, nagu need jalgpalligi on, et nad jah, et on seal võis ka, ütleme, meie eestlase mõttes on nagu külm ilm seal mingi hilissügisel või ära kevad, aga need käivad seal
lühikeste käistega ja shortsides ringi umbes või vaatadki, kuidas neid väikseid lapsi või beebisi riietuvad, nagu endal on nagu, kuule, tal on ju külm, on ju, ta on seal poolpaljalt seal kuskil vankris, et nagu imelik, aga samas kui lumi tuleb maha, siis on nagu täielik kaos, on ju, seal nagu ei ole mingi talverehvid ja koolid pannakse kinni ja liiklus seisab, aga inimesi et nad on ju ikkagi vana kuningrik ja suur rahvas, ma arvan, neil on nagu selline kindlasti selline rahvuslik uhkus, et ta tunnetab, et on olnud suur rahvas ja eraldi ka nagu mingi nagu ikkagi selle erilisus on ju, ta on nagu saare peal ja kuningrike vana suur koloonia ja ütleme, et aga et ma arvan, et ta on tugev rahvas, selline kindlasti ja emotsionaalse võib-olla nagu ütlevad välja oma arvamusi, suksed emotsionaalsemad ja mitte küll nagu päris nagu selline nagu lõuna-eurooplased on ju, aga tugevad. Ja see emotsionaalsus on ilmselt teistmoodi, see ei ole siuke, ma ei tea, temperamentsus, nagu jalgpallis tuleb ka välja, kuigi ma ütleks küll, et tänapäeval on pigem nagu erinevate maade mängupilt on küll väga ühtlustunud, et kunagi oli väga, või vähemalt mulle tundus niimoodi, et olid nagu väga-väga selged ja väga erinevad taktikad ja üldse mängu siuke karakter erinevatel maadel on ju. Aga tänapäeval on, mulle tundub vähemalt tibake see ühtlustunud ja kõik need mingid igasugused statistikad ja mänguanalüüsid, kõik on sinna juurde lisatud, see tehnoloogia ja kõik asjad on ju, et siis see paratamatult on võib-olla siukseid äärmusi omavahel lähemale toonud. Ja me ei tohi unustada, et kui mina mängisin Inglismaal, oli välismaalaste piirang ja inglas oli palju rohkem. Tänapäeval ma peast võib-olla natukene eksin, aga ma ütlen, et kas või Premier League'ist on 80% mängedest on ju mujalt kui Inglismaalt, võib-olla isegi rohkem. Et ega inglastel on ka väga raske ikkagi, Premier League on maailma parim liiga, kõige hinnatum, kõik tahavad sinna jõuda, ka kohalikel mängid, mis on suure jalgpallikultuuri ja traditsioonidega ja väga rikaste klubidega ja noorteakadeemiatega on nagu inglastel on jällegi see, mis on öeldud, mingi 0,01% jõuab sinna, et ütleme, ta on nagu väga-väga rahvusvaheliseks see Inglismaa liiga, eriti Premier League ja Championship ka, kõrgemad liigad. No ja selles mõttes küll, et Inglismaa üldse riigina on niivõrd muutunud nüüd inimeste poolest on ju, et seal on tõesti, ma ei tea, ma ei ole kindel, kas see tõele vastab, aga Inglismaa kõige populaarsem poiss nimi pidi olema Mohamed nüüd. Et nüüd on täiesti teine teema seal, aga see on juba teise saate teema. Aga kui nüüd mingid suurvõistlused on, kas sa paratamatult ikka hoiad Inglismaale pöölt? No ikka ka Inglismaal, aga lapsest saadik mulle meeldib ka Prantsusmaa koondise, et ennem küsisid lemmikmängijate kohta, et ma rääkisin väravahtest, aga mul lemmikmängija oli Michel Platini, tuntud siis Prantsusmaa poolkaitse ja aga Inglismaa et kuna mängisid pikalt ise seal ja nad on siiamaani ootavad oma ikkagi seda järjekordset võitu peale 58. MM-i, et natuke hakkab kahju neist, et on jõudnud väga lähedale ju, aga ei ole seda suutnud täppi i peale panna. Kui sa vaatad Eesti jalgpalli, siis ühe sõbraga on hea nali alati, et üks Eesti kommentaatorit, üks lemmiksõnu kommenteerides mänge on klass, et Eesti mängijatel pole piisavat klassi ja nii edasi, aga mis sa, et Inglismaast rääkides, et neil on kuidagi võib-olla seda on raske isegi sul kirjeldada, kes sa nagu oled seal sees olnud, aga et neil on see siuke uhkus ja neil on see veres on see jalgpall või see on siuke tõsine rahvussport on ju, et mis sa ütleks, mis Eesti jalgpallis puudu on, et meil oleks väikse riigina, ma ei tea, palju paremad tulemused? Jah, see on võib-olla terve uue saate teha ja ühte põhjust on nagu raske kohe öelda. Eks ma arvan ikkagi jällegi, see ei ole nagu õige võrrelda päris Inglismaad, nagu, mis jalgpalli sünniriik ja Eestit, et see on nii erinevad mastaabid, aga jah, seal on nagu see juba jalgpalli, võib-olla alustame sellest, nagu ise mees ka see positsioon ühiskonnast on nii kõrge, et on nagu osa religioonist, on osa nagu ka tavainimese
nädala rutiinist, et ta läheb oma lemmikmeeskonna nädala lõpus vaatama, et seal, kus saab ennast välja elada ja toedata ja see käib põlvest põlve, on ju. Et see ikkagi ongi jalgpallikultuur ja traditsioonid ja see on hoopis teisel tasemel. Ma arvan, kõik hakkab sellest pihta, siis loomulikult juba rahvaarvust, klubide finantsist on ju, et see nagu infra kõik mõjutab, et ja ongi, kui noored, no meil põhimõtteliselt ju nõukogude ajal 50 aastat Eestis jalkat ei arendatud või olnud soositud spordiala, kes jättis ikkagi väga pika jälje või et seal on nagu see järjepidevus olnud alati olemas ja ilmselt ka läbi selle on alati noortel poistel nagu lihtsam seada endale eesmärke, on eeskujud võtta, kõik see mõjutab, see on nagu suur tööstus, äri, ma ei tea, show business, kõik kokku, et see on, aga ma arvan, et see ikkagi, mastaabid on niivõrd erinevad, et see rahvaarv, traditsioonid, kultuur, klubide võimekus, infra, et see annab ikkagi, jah. Aga et Eestil, ma arvan, me saame igas asjas juurde panna, et aga kuidas seda teha, et on juba palju keerulisem küsimus, et noh, kahjuks loeme, et ka meie rahvaarv väheneb, et see nagu mitte ainult jalgpalli või ka teiste, ütleme, spordialadel on see päris keeruline, et ka mina, kui juhin oma nimelist jalgpallikooli ja Nõmme United jalgpalliklubi, näeme, et tegelikult natukene juba on hakanud mõjutama see, et võib-olla tung treeningutel iga sügisel ei ole nii suur, et see varsti me kõik võitleme nende laste pärast Eesti spordialadega. jah, see rahvaarv on muidugi kõige siuke ilmselgem ja loogilisem, et kui sul on palju valikut, siis siis sul ongi palju valikut, on ju, aga ja kunagi mäleta, mis see oli, kus Island tegi kõva tulemust, siis ma nagu hakkasin mõtlema sellele, et oi, Island on Tallinna suurune riik, on ju, ja et kuidagi nad selle kokku võtsid. Aga sa mainisid ka show businessit, et Inglismaal on tõesti need mängijad on ju sellised superstaarid ja igasugune kollane ajakirjandus kirjutab nende eraelust ja võib-olla mängijatele paneb see mingi lisapinge peale, kindlasti mõni ka naudib seda, aga võib-olla huvitaval kombel see ongi siuke, ütleme, jalgpallikultuuri kirjutamine, et võib-olla isegi see nii-öelda siuke kollane klants ajakirjandus ja siuke avalik huvi nende mängijate vastu, et see võib-olla siuke suures plaanis mõjub positiivselt nagu jalgpallikultuurile ja nii edasi, on ju. No ikka jah, et ega Inglismaal, kui sa vaatad neid lehti, seal ongi spordi leheküljed on enamus jalgpallis, natuke võib-olla kriketit ja rugbyt, on ju. Et aga jah, et kui sellest kogu aeg räägitakse, kirjutatakse, tänapäeval ka sotsiaalmeedia, mida kui mina mängisin ei olnud, on ju, loomulikult see kõik hoiab jalgpallureid ja klubisid ja jalgpalli kogu aeg pildis, et see on nagu niivõrd läbi imbunud see kogu Briti ühiskond sellest jalgpallist, on ju, või siis Inglismaa, et Šotimaal on oma liiga ja seal, aga jah, et see on niivõrd, ütleme, igapäevane osa see jalgpallist rääkimine, kirjutamine, mängudel käimine, nagu mainisid, tippmängijate jälgimine siis, et see on nagu, ongi nagu öelda suur business nagu see. Äkki peaks tegema Eesti telesse mingisuguse reality show Eesti jalgpalli tagatoast või midagi sellist? No, on ju ka tehtud need siin erinevad saated ja et on päris huvitavad olnud, on jälgid võistkondi on ja siin Levadias tehti üks aasta seriaal, Pärnu Vaprus, ka Nõmme United oleme teinud, et aga loomulikult see kõlapind on hoopis teisel jällegi tasemel, mis massidesse jõuab ja ka siis rahva huvi on seal hoopis teine, et see on nagu, seal on see läheb mitte ainult Inglismaal rahvusvaheliselt üle maailma, et jälgitakse ju Inglismaa liigat. Kui sa Arsenalis olid, kas sa nagu mängijatega suheldes märkasid siukest, või just see point ka, et siis ei olnud sotsiaalmeediat ja kõik oli kuidagi varjatum natukene, on ju, et siis olidki need paparatsod, kes mingisugust infot kuskilt said, on ju, aga ma ei tea, mingitel staarmängijatel oli vahepeal tuldi trenni mingi otsepeolt ja nii edasi ju. Paparazzo oli küll jah, et mäletan, et just võib-olla Arsenalis, kus olid need kuulsamad mängijad, et
kuna küll see Arsenali treeningkeskus oli suletud, et seal pidid fännid ja need pidid igal pool, et sa ei saa nagu vabalt liikuda seal värava taga, aga mäletan neid seal paparazzo, kui eriti kui kas oli mingi skandaalikene või mingi muud olid jõudnud seal ka sinna uudistesse, siis näiteks Sol Campbelli rääkis, et pärast sõidab trenni, saab koju sõita, paparazzo hakkab jälitama, autoga tahavad teada, vaadata, kus sa elad, ja mingid pilte saada, et mis sa nagu, et see sellise näite oli, endal oli ka, et meil oli nagu mängijatega jõulupidu kuskil Londonis ja siis ka kõik salastatu, kuidagi oli välja nuhitud, et siis läksime nagu sealt välja nagu mitte koos ja ma läksin ka välja jälle ka mingi, nagu mõtlesin, viimenek ma ei olnud mingi suur staar seal nagu Arsenal, aga et paparazzo on iga pool nagu pildistamad, et seal jah, et ja siis oligi, nagu sa ütlesid, seal see kollane ajakirjandus, et aga nüüd on muidugi, igaüks võib teeb neid fotosid ja on nagu läinud veel hulemaks ja ma arvan, et mõnes mõttes on need ka tähtmängid läinud üha kaugemaks, sest nad peavadki sellega arvestama, et sa ei saa üldse nagu privaatselt või väga raske nagu elada niimoodi, et sa pead kohe igat sammu, ma arvan, ette mõtlema ja arvestama, et see on nagu omad rõõmud ja valud on nendel täielikel staarmängijatel, jah. Ja see sotsiaalmeedia on kindlasti muutnud, et nüüd inimesed ise jagavad ja üldse ajakirjandus on muutunud ka selles mõttes, et tihti peale saabki uudiseks see, mida inimene on ise jaganud, on ju, et vaadake, et see mängija, ma ei tea, pani kuhugi Instagrami story'sse, et ta oli alles kuskil peol, vaata, ja siis, ma ei tea, paari päeva pärast on mingi tähtis mäng, on ja siis sellest saab kindlasti mingi uudis. Jah, need tulid tavaliselt ikka välja kuidagi ja siis tulid ka karistused, aga ma arvan, mis on nagu võib-olla kurvem on see, et ka tänapäevase sotsiaalmeediaga igaüks võib ju sulle kirjutada ja sõimata ja see on ka ju palju case olnud, minnakse väga nagu ikkagi kas julmaks, et umbes et nagu lubatakse maha lüüa või minnakse ka ju rassistlike sellest, et on ju ka tegelikult välja uuritud ja on ka neid lõpuks ka karistus saada, aga see on probleem siiamaani, et nii-öelda fännid või et nad, kui sul mängijal või lemmikmängijal või klubil on halb päev või kaotsid, et siis nagu ei valita neid sõnu, kuidas siis nagu tümitatakse või sõimatakse neid seal sotsiaalmeedias ja et tänapäeval pead ka sellega hakkama saama. Jah, saad seda, ma ei tea, ma kujutan ette, et seal võtavad inimesed ikka jalgpalli väga-väga tõsiselt, et kui sa midagi seal mööda lööd on ja siis saad tapmisähvardusi ja mis iganes pärast tulevad. Ja, need on olnud jah, et see ei ole nagu enam naljakas, et jah. Lõpetuseks, mis sa arvad, milline on Eesti jalgpall või kus ta on 10 aasta pärast näiteks? Ja väga raske küsimus, ma loodan, et oleme paremas seisus, oleme kindlasti, ma usun, et arenenud aga jah, et ega me oma väheste ressurssidega proovime teha maksimumi, aga me ei tohi unustada, et teised riigid panevad ka juurde, et jalgpall on nagu ikkagi spordialade kuningas ja number 1, peaaegu igal pool, et kõik näevad ja nagu rääkisime, et ta on väga paljus riikides niivõrd kõrge positsioonil ühiskonnas, et ta nagu kõik panustavad sinna, tahavad olla sellega seotud seal mingis ametis olla ja et ma arvan, me peame kõigepealt parandama oma noortetööd, kõik klubid peame ka koostööd tegema nagu ühiselt, ma arvan, proovida seda kas või maha istuma, tegema mingi suuri ümarlaua, proovida mõelda, kuidas me saame nende ressursse, mis meil on olemas, nagu võtta maksimumi veel paremini teha. Et kindlasti algab rohjuure tasandilt, klubidest, noortetööst ja siis juba edasi täiskasvanutega klassi, et aga jah, aga ja ma arvan, kõige lõpuks loeb juba siis omavalitsuse ja riigi tasandil, et jällegi, et see, ma arvan, omavalitsused ja linnad, vallad, riik, et nemad peaksid kindlasti rohkem aitama, mitte ainult jalgpalli taristut ka üldse sporti, et meil üldse lapsed ja noored rohkem liiguksid ja oleks paremad siis ka tingimused, et teha tipptasemel siis sporti, et seal on meil ka suur tee minna. Jah, fännide poolt on igatahes tundub
sihuke tunnetuslik hinnang on see, et nagu valmis tahaks nagu kaasa elada, on ju, aga siis tahaks ka tulemusi näha. Igatahes Mart, aitäh, et tulid. Aitäh kutsumast. Eesti Esu. Boost, boost, boost. Boost, boost, boost. Boost Casino. Boost Casino.